elagu Eesti! Keset Eesti vabadussõda jõulukuul aastal 1919 kirjutab tartlane luuletaja Henrik Visnapuu luuletuse, millest me leiame järgnevad read. Sireli torkas püssirauda, palju sõpru langenud hauda. Sirelis sõda, Sirelit kodu akna taga. Sõda ise ei ole muidugi kunagi luule. Kõige vähem see luule, mis me huulile tõuseks, et mööda vaadata ja mööda luuletada meie õdede ja vendade hävitamisest Ukrainas. Ka täna siin on märgata meie keskel Ukraina lippe ja rinnalinte, mis omakorda on saanud kaherealiseks luulereaks, mida me teame peast ning mille ette lugemisel oleme me ukrainlastele toeks, oleme ühtses rütmis ja vaimus. Tartus lehvivad ööpäevaringsed Ukraina lipud Raekoja ees koos meie riigilippudega. Head tartlased, julgen öelda, et me pole kunagi rohkem valmis olnud kui nüüd. Iga tegu, ettevaatav mõte aitab meie iseseisvust kindlustada ning meie kodulinna ja linlaste turvalisust tagada. Me saame iga päevaga tugevamaks. Neist tegevustest ei pea me otsima ei riime ega refrääne. Me peame oma kõrvad ja silmad lahti hoidma ning meie igapäevaelu peab edasi minema. Me läheme edasi, kuni Ukraina on võitnud, kuniks keegi isegi ei kaalu Eesti ründamist ja Eesti või kelle iganes vabaduse ja iseseisvuse hävitamist. Mõne aasta eest Tartus resideerunud Ukraina luuletaja Olga Povorošnok kirjutab oma luuletsüklis pealkirjaga Tartu. Tsiteerin teda. Maailm on koost pudenenud ennegi, ainult et nüüd me kas jääme ellu või mitte. Selgus, et kodumaa võib ära kaotada. Tahaksin säilitada võimet rõõmustada päikese loojangu üle.
Tänasel Eesti sünnipäeval osakem märgata ja rõõmustada. See on rõõmuspüha. Osakem märgata ja rõõmustada päikese tõusude, päikese loojangute, lihtsate asjade, oma läheduste üle, hoides meele ja vaimu ärksana, et saaksime lõpuks torgata sireli oksa püssirauda. Toredat Eesti sünnipäeva, head tartlased, elagu meie vaba Eesti, elagu Tartu! Kõigeväeline looja mõtestab meie elu, muudab selle väärtuslikuks, annab tähenduse meie pürgimustele ja tema käest tuleb ka kordaminek. Aga mitte ainult. Issand ütleb, ma õnnistan sind, et sa oleksid õnnistuseks. See tähendab, et õnnistus ei ole ainult selleks, et meie saaksime, mida oleme küsinud või soovinud, ja pigem otsime ikka Jumala tahet ja küsime tema tarkust, vaid et meie elu oleks vajalik ka teiste jaoks. Jah, muidugi on Eesti riik eelkõige vajalik igale eestlasele, igale Eesti elanikule, aga kui Jumal meie iseseisvust õnnistab, siis muutub see väärtuslikuks ja oluliseks veel paljudele teistele. Siis on Eesti riigil tähendus, olgu innovatsiooni või eeskuju näol, veel paljudele rahvastele maailmas. Nii nagu iga inimese elust on kõige väärtuslikum osa ju see, mille ta on elanud teiste jaoks. Aga mitte ainult. Jumala õnnistus on palju suurem, kui me aimata suudame, sest see on aegade ülene ja ulatub kaugemale ruumist. Õnnistus on see, mis annab elule vaimse mõõtme ja igavikulise tähenduse. Siinsamas Toomemäel on Kristjan Jaak Petersoni sõnad, kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Ja mitte ainult keel, vaid igavikku otsib ka Eesti riik ja tegelikult iga inimene. See on otse kui salajane südame igatsus, mis sirutub kõige kõrgema poole. Ajalugu ei tohi unustada. Mida täpsemini me mäletame ajalugu, seda rohkem oskame vältida vigu, mis tehtud. Ajalugu õpetab kõige paremini. Kuid minevikus juhtunut ei saa muuta saab oleviku ja tuleviku tegemisi. Eesti Vabariigi järjepidevuse ja virtuaalse püsimise üheks alustalaks on olnud haritus ja peaga mõtlemine. Tartu on nende kahe sümbol. Ilma nendeta lakkaks vabariiklus olemast, sest harimatus ja uisapäisus on sama, mis sihtimata tulistamine. Head tartlased, andkem seda teadmist ka järgmistele põlvkondadele. Väärtustagem oma haritust ja mõtlemisvõimet. Kuid haritusest ainukesena ei piisa. Vaja on ka usku oma tegudesse ning enesekindlust. Lõpetan oma kõne ühe vanasõnaga. Tarkus kuulub minevikule, tegevus olevikule ning rõõm tulevikule. Õppigem minevikus tehtud vigadest, tegutsegem julgelt ja kindlalt olevikus ning nautigem rõõmu tulevikus, mida rajame praegu. Olgem julged, uskuvad ning peaga mõtlevad inimesed, kuna teist rahvast ja riiki meil lihtsalt ei ole olemas ning pole võimalik teenida. Elagu, kasvagu, õitsegu Eesti Vabariik igavesti!
targust ja vargust, väikese tee on pääsetee. Väikene õiglus toob riius, väike teeb suureks väikese, väike teeb suureks väikese, väike on sõprus ja priius. Vaba on mets ja vaba on maa, vabad on kodurajad. Vaba on õde, vaba on vend, mida sul veel on vaja. Vaja on metsa ja vaja on maad, vaja on koduradu. Vaja on päikest, vaja on kuud, vaja on vihmasadu. Sadu on sõpru südames meil, sadu veel juurde mahub. Oleme vennad, oleme õed, pühana hoides rahu. No nii, terviseks. Palju tervist.ee. Kuidas see rõhk täpselt on? Ootiumrühm. Ega ladina kõik võetakse nii nagu küllagi jah. Kas tänane puhkus on jõudu taastanud? Jah, nii, ja teistame seda. Utium reficit vires. See pole nagu pissi enam. Kullane,